palli mängu. Jaan võttis abistavast täna Sander Säga ja Veiko Mõtsnik ja 4. kohtunik. Ivanov paneb palli kasti. Mehi kerkib ja tuleb värava poole pall ka, aga ei, läheb sealt ikkagi napilt mööda ja no selline 45 sekundi vabaks lasti. Ja tuli siis Kaljusse, kuigi oli siin Levadia mõtet, ma saan aru ka. Aga jah, Kalju tattis tundub Vašuki väga ja sobisid mõlemale need tingimused siis. Eespool veel 10 söönud. Täna veel see probleemiks vast ei ole, sest et Kalju muidu püsib hästi, rünnakutel käib ja teeb ja lööb. Aga jah, kui siit varsti midagi ka ei tilgu selliselt läbi teadliku töö, et siis justkui välja, et suutis ennast ise tõestada, suutis olla oluline ka siin, kui Kalju lööb Hiiu staadionil oma esimese värava. Ja kas see on Bogdan Vašuk, kes sealt terava nurga alt kuidagi käes? Ja näeme siit uuesti palju omaks, seal Saar on ees. Vašuk lööb, aga ei, seal ikkagi Männilaan tundub, kas sai jala vastu veel ikka see kaitsejalg. Nüüd, kas saame parema soti siit kätte? No vist ikka julgeks Männilaanel anda. No tunnistan, siin natukene peegeldavad need asjad ka. Jah, ikkagi Männilaane jalg seal vastas oli Vašuki mängu tegema ja siis oli mingisugune sarnane kombinatsioon. Pall nüüd kasti. Tuleb Eivalt löök ja Musolitin koht täpselt, aga natukene läks see pall üle värava mängida ja no Kuressaares ka kindel põhimees. Jääksin veel kindlasti klubisid, kus tegusid saaks teha. Talu jällegi läbi minemas ja kukub Kalju kastis. Penaltit ei ole, näitab Kristo Küljastinen. Männilaanene pall paneb värava peale teravalt, Nõmm olemas seal esipostis. Ja tõrje peale tuleb ka nurgalöök Kaljule. Nii vahel, et jah, kahekesti hakkavad tulema. Nüüd selle karistusala joonel on 2 saarlast vahel või vastas. Musolitin sealt löögil ei lähe, aga siit äkki ja pall ristnurka. Ja pall ristnurka ja Kalju läheb seda mängu 2-0 juhtima. Siis teed. Ja näeme siit uuesti Ivanovilt. Jah, Musolitin siit ei hakanud ise lööma, aga siit Mašekole ja ilusti ühe puutega ristnurka. Ja korraks tõesti Musolitin selle löögi pette justkui tegi. Ja mõned minutid vaheajani jäänud, garderoobi värav nüüd siia saarlastele ka antud. Ja 2-0 Kalju seda mängu juhtimas. Põhitegija. Ja iseenesest meestele siin koostöö meeldis, aga oli ta laenul, kui ma ei eksi, ja laen lihtsalt lõppes ja proovis palli seal kasti saata ka, aga ilma nüüd on Kaljul kontravõimalus. Orlov. See on 72. minutil. Murab ennast miilist mööda, läheb löögile ka ja lööb sealt tagumsest postist napilt mööda, tundub jah. No nii, tundub, sealt tuli kannaga löökas Rommi siit. Aga see pall endas üle värava. Bergil ja Valleril koonsis ka Kaur Kivila. Orlovilt samal ajal pall kasti, tuleb löök ka ja Nikita Ivanov. Ja Kalju läheb seda mängu 3-0 juhtima, suurepärane sööt kasti taha. Ja siit näeme uuesti Orlovilt. Väga hea sööt sinna nii-öelda cutback ehk siis selline nagu tagasisööt. Ja ühe puutega annab sealt lüüa küll ja veel. Orlov minemas nüüd värava peale ja lööb selle palli Nõmmest mööda ja 4-0. 4-0 ei kusagilt ja Mihhail Orlov on küll supervahetusmees, üks väravasööt ja siit värava peale ka. Üksikud minutid veel. Ja näeme ka siin iseenesest lihtsalt lohakas tagasisöödu kõksust. Ja Orlov sai selle palli vahelt kätte. Ja 4-0. Väga enesekindlalt läks seal Nõmmega silmitsi ja sealt varba otsaga pall võrku.